Täna sõidan lennujaama, et üles korjata sõber Andres, kes tuleb mulle esimest korda saarele külla. Andres on Reifoili asutaja ja maailmarändur ja ta on viimased 6 aega veetnud Kolumbia vihmametsas. Ehitasin talle oma panipaigast väikese külaliste toa ja kui tahad teada, kuidas see mul välja tuli, siis vaata minu eelmist videot. Ja hakka kindlasti ka minu Bahama kanali jälgijaks vajutades subscribe nuppu, sest see on mulle suureks abiks. Aga lähme toome Andres ära. Hei, tere tulemast! Ma ei lase Andresel üldse puhata, vaid lähme otse lennujaamast seiklema. Järgmine peatus Blue Hole. Kuidas tundub? Väga põnev. Ma arvan, et siin saarel on palju asju, mida näha, nii et hakkame pihta. Andrese seiklus algab nüüd. Sapphire Blue Hole on meie saare üks kõige suurem turismimagnet ja Põhja ja Luhtra kõige külastatum vaatamisväärsus. Jõhkralt sügava auk ja täiesti sinine, nagu nimigi ütles. Lähme ujuma. Ma lootsin, et siin on mage vesi. Siit ikka annab üles ronida. Nöörredelist on ainult nöör järel. Väga tore, et see, kes selle maakera lõi sellise sinise auguga siia, kus me saame ujumas käia. Et tore, et ta meie peale mõtles. Andrese saabumisest on juba paar päeva möödas ja meil on olnud päris vihmane, aga täna on selline ilus päev ja lubab laineid. Lähme vaatame, kas on laineid ja kas sõita ka saab. Loodame, et laudad on ei murra. Siin on päris suur pragu juba sees. Ja iga kord mõtleme, et kas täna on viimane kord. Nii et täna me saame jälle näha, kas on viimane kord. Wow, jõhker ju. Hello.
korralik pesumasin. Läks ka piur. All right. täna on õues ideaalne ilm, ainult paar pilverabalat on taevas, aga meie läheme hoopis maa alla. Nimelt läheme täna Hatchet Bay Cave'i uudistama. Andres, kas sul klastrofoobia on? No veits on, kui peab kuskile roomama. Loodame, et ei ole nii sügav. Saame kohe teada, kuidas Andresel läheb koopas. Hatchet Bay Cave on siin päris minu eluaseme juures, ainult jalutuskäigu kaugusel ja see on üks suur koopavõrgustik, kus peab ettevaatlik olema, sest seal võib päriselt ära eksida. Nii et hoidke meile pöialt. Wow. Kuna siin koopas on päris pime, siis ainukene normaalne lamp, mis me leidsime, on siis sõbra antud laualamp. Jätta meelde ka, kus me tulime. Võib-olla üks asi, millega korraldada on natuke puusse pannud, et seal väljas oleval sildi peal oli kirjas, et palun ärge tehke sisse graffiteid. Et kui seda silti poleks, ma arvan, et graffiteid oleks siin poole vähem. Et kui sul juba silt ütleb, et ära tee, siis inimesed kahjuks teevad. Nii, aga ma lähen vasakule, sa lähed paremale. Ja õhtul kohtume. Siin on väga palav, niiske ja palav. Vau, päris lahe koopasaal. Andres, kuidas klaustrofoobia? No kui ma sealt praost läbi tulin, siis oli päris hirmus, aga kui on avarus, siis siia koliks kas või sisse. See on vist kõige vaiksem, mis ma kunagi kuulnud olen. Sul on vist hommikuti kuketaid trauma.
Vau, mingi auk on siin. Pääsid sisse ei kuku. No siin on redel. Libe. Siin on nöörredel, siin on päris raske. Siin on piraatide kummitused. Appi. Vesi on siin. Noh, ujumispüksid on kaasas. Jah. Muud ma ei kannagi. Väga kaua madalalt. Võedan, et peab ujuma siin. Ja siis ei saa laualambiga ujuda. Ei tasu ära. Mis seal tagapool on? Üks kamber on seal taga, aga läks tupikusse. Mõtle, kui siin lamp ette kukuks, siis oleks kõik. Jah. See oleks kehv jah, sest et sool veest läheb katki kohe. Jah. Aga ma arvan, kui sa piisavalt kaua siin pimeda tuled, kui sa kunagi tee välja ikka leidsid, jah? Kõige tähtsam on, et ei läheks paanikusse. Hakkab mööda seina ääri käima. Jah. Käime katuseid mööda. Kuule, aga paneme korra tuled kustu ja võtame vaikuse minutit. Oota, kõnni korra siia minu poole. Mul ei ole mingit konteksti muidu, ainult seinad. See on siin jumala lahe koht. See oli eriti lahe. Oli hirmus ka. Ma ei tea, põnev, hirmus ei olnud. Kõige oligi see, et kui lambiga midagi juhtub seal all, siis on kõik hakkab mööda seina ääri käima. Ja ega seina äärtega on ka keeruline, sest see nöörredel, mis siin on, see on tegelikult keset ruumi ja läheb üles. Et kui siin peaks käsi kaudu mööda seinu käima, siis ma kardan seda nöörredelit ei leiakski üles. Seal on lõpp, jah. Teeduga käisime siin kunagi. Me tulime valelt poolt sisse, me käisime tagurpidi seda kaubast. Aga me seda vett ei näinud millegi pärast. See oli küll päris vahva seiklus. Ma olin seal korra ühe sõbraga käinud, aga me tulime siit poolt sisse, nii et me käisime tagurpidi selle koopa läbi kunagi.
aga täna me nägime selle vee ära, mida ma polnud ennem näinud. Väga lahe, super. Koopas me ära ei eksinud, aga maa peal me ei leia tagasiteed. Eksisime hoopis maa peal ära. Päris naljakas. Täie küljest käisin. Täna on ju täiesti pärjalis ju.